kõigile! Täna siis teine osa XS-i teadmiste osas, et mida XS-ist teada ja mis see XS on. Ja alustame kõige sellest baasist, mis erinevad XS-i joogimaitsed siis on olemas. On praegu veel olemas õunamaitse, mis on siis päris mahlaga ja ilma kofeiinita. On olemas kreibimaitse siis kofeiiniga ja see jääb alles ka, see ei ole Google'i minemas. Siis on olemas apelsini maitsega, selline oranž, väga mõnus. Ja siis on selline mojito, mis on ka nüüd ainult paar kuud veel saadaval, mis on siis laimi ja piparmündi maitseline siuke mojito kokteil. Ja siis on sinine XS, mis on siis troopilise viljamaitsega. Ja tegelikult XS-i brändil on ka igast niisugust nänni asju, mis vahepeal tulevad, mida saab siis mingite ägedate challenge'itega asjadega saada. Et siin on mul näiteks rohelise XS-i akupank. Aga XS-idest natuke laiemalt, et mis on siis see erinevus, mis teiste brändidega seda eristab. Et ma räägiks mõned näited või mõned siuksed katsed, mille videod me jagame ka. Et mis katseid saab XS-idega teha, kus tuleb välja siis see vahe võrreldes teiste analoogsete jookidega. Üks väga hea viimane näide, mis ma olen näinud, on see, et võetakse tavaline energiajook, ükskõik kas siis mingi Red Bull või ükskõik mis bränd, ja võetakse ükskõik milline XS ja kallatakse siis XS ühte tassi ja teine energiajook teisse tassi. Ja tassi sisse pannakse muna, tavaline muna. Ja kui lasta oodata siis paar päeva, siis teine energiajook, mis ei ole XS, sööb selle munakoore täielikult ära, ta on nii söövitav. Ehk ta sööb täielikult selle munakoore ära ja siis tekitab siukse väga koleda olluse. XS eest ei tee munale mitte midagi. Ja teine hea katse, mida on juba eelnevalt ka tehtud, mis on ka natukene iseloomustab, siis näitab, mida siis energiajook meie organismis teeb. On siis see, et meie erinevad maahopped reageerivad sarnaselt piimale ja et näha, kuidas siis meie maos energiajook asi mõjub, kallatakse energiajook piima sisse ja kui kallata siis mingi tavaline energiajook, siis võite näha, et see läheb väga koledaks ja tükki ja ei näe just eriti isuäratav välja. Kui kallata XS-i piima sisse, siis mingit sellist reaktsiooni ei teki, sest ta ei ole siis nii happeline ja tal ei ole mingit siukseid keemilisi elemente sees. Me lisame need pildid siia alla ja ma loodan, et nendest teadmistest oli natukene kasu ja kindlasti kõige parem viis XS-ist aru saada ja tunda, miks see hea on seda juua ja maitsta. Ehk see on kõige tähtsam asi, et head joomist, head XS-i joomist. Ja näeme juba varsti ja ootame teilt kõigilt jätkuvalt erinevaid siis ilusaid XS-i pilte koos kirjeldustega, mida panna üles siis meie challenge'isse, meie Instagrami kontole ja kus saab juba võita siis auhinna, kui saad kõige rohkem like pildile. Aga okei, homseni ja siis juba räägime uutel teemadel. Tšau!